ole! What the fuck is going on in here on this day? Tere inimesed ja tere YouTube, tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Kell on praegu 4:48 öösel. Mida ma praegu enda eluga teen? Ma ei tea. Te küsite, et miks sa näed välja nagu viimne tola? Vot sellele mul vastast pole. Ma just koristasin kodu ja ma sorteerisin enda asju. Ma leidsin ühe ripsuduši, mis ma sain Polhelmi PR päevalt. Mida sa ütlesid? Jaa, mind kutsuti PR päevale. Ma olen nüüd influencer. Nii et jah, saatke aga mulle tasuta asju nagu näha, siis kõik läheb kasutusse. Nii et jah, ma tegin need vutsid endale pähe ja ma mõtlesin kell 4:51 öösel. Praegu on perfektne aeg, millal videot filmida. Mitte siis, kui mul on normaalne unegraafik või kui ma näen normaalne välja. Miks ma panen endast interneti asju ülesse, kus ma näen välja nagu viimne kui tole? Miks ma seda teen? Tähelepanu vajadus. Anyway, Evert Paul Boom, the queen, the bitch, the diva. On viimasel ajal väga obsessed olnud erinevate poliitikateemaliste asjadega. Mitte nagu lihtsalt poliitikaga, vaid lihtsalt erinevate, ütleme niimoodi, poliitika miimidega. Ja ma mõtlesin, et ma tahan seda teha ka jagada. Ja tänases videos vaatame minu lemmikuid poliitika miime. Poliitikaga seotud miime. Oletusi kontrollida ja tõestada, seda vaatlust teha, aga seda presenteerida. Esimeseks teemaks on Kristiina Ojuland. See on reporteri reportaaž, kus ta on peol. Kohe, kui ma seda videot nägin, ma olin nagu mingi, okei, ma pean sellest bitchist video tegema, sest see proua on pöörane. Kes on see sõbranna tal? I love her. Nädalavahetusel Tallinnas Olümpikasiinos pidutsenud endine välisminister, kunagine reformierakondlane ning Europarlamendi saadik Kristiina Ojuland otsib tööd reporterina. Kui mu sõbrad lähevad minuga kuhugi peole. Let's party! Ja ma olen lihtsalt nagu... Poliitika asemel sooviks ta haarata nüüd hoopis reporteri mikrofoni. Vaata, kaamera filmib meid. Tantsime, teeb üks kõrvarõnga flikki ja Kristiina lihtsalt vaatab kõrvale ütleb talle. Ei, leave me the fuck alone, bitch. Ma sooviksin olla teie asemel, ma sooviksin olla reporter. Ma sooviksin olla küsitleja, mitte vastav. Okay, bitch. Coming for her gig live on TV. Kristiina Ojulandi soov saada telereporteriks sai algus juba paar aastat tagasi. Kui ma lähen mingile kontserdile, kus ma väga ei viitsi olla. Ja siis mu sõbranna vaatab taha, on nagu mingi Woo! Ja ma olen nagu Aga ikkagi ma tahan öelda seda, et ühel päeval ma tahan olla teie asemel, hoida seda mikrofoni. Just nimelt, ma soovin seda hoida teie asemel ja teie asemel küsimusi esitleda kellelegi siin, kes seisaks minu asemel. Aga millised valdkonnad teid huvitavad? Kas on niimoodi, et olete bioreportaaže teete või poliitikat? Lapsest saadik on minu jaoks olnud, elu jaoks on minu eluunistus olnud välispoliitika. Lapsest peale on ta eluunistus olnud välispoliitika. Kas see on üldse võimalik või? Emme, mina tahan olla välispoliitikas. See on olnud minu elu passion. Aga samas ma olen naine, mulle meeldivad ka kerged teemad. Aga ma olen naine. Mulle muidugi meeldivad ka ilmselgelt kerged teemad. Aga oleks ma mees, siis oleks teine lugu. Aga ma olen naine, ma ei ole mees. Mulle meeldivad ka kerged teemad. Aga oleks ma mees? Kes teeb siis esimesena Kristiina Ojulandile tööpakkumise, näitab aeg. Igatahes on Kristiina Ojuland vaba ja valmis uuteks väljakutseteks. Kristiina Ojuland, ju kõik me teame, et armastab alati head veini, head šampanjat, käekotid on alati Margi omad, mis meil täna on. Loomulikult Louis Vuitton. Käekotid on muidugi alati Margi omad. Loomulikult Louis Vuitton. Tuntud brändirõivaste kandja Kristiina Ojulandi kleidi ülaosa kannab Diori kaubamärgisilti ja alaosa on Escada moemajast. Ma võin teile isegi siit, ma ei näita teile midagi. Näita! Tegelikult ei näita, et... Mis sa kiusata meid, näita. Ma ei näita teile midagi. Saade jätkub peale reklaamipausi. Kas tunned, et su elu on viimasel ajal kuidagi mustvalge? Ei tea, mida oma eluga peale hakata? Sa ei pea enam kannatama. Tutvustame teile Helge Padi. Helgel Padjal on lõputuid kasutusvõimalusi. Mängi enda koeraga. Tunned ennast üksikuna? Meil on sulle lahendus.
ekspertide poolt välja töötatud ergonoomiline padjadisain võimaldab toodet kasutada ka helgeteks istumiselamusteks. 2999 eurot väärt padi ainult täna, ainult sulle, ainult 29,99 helgepadi ja veel palju eluks vajaminevaid tooteid, näiteks nagu homofoobid ja pisarad, saadaval ainult everpoom.com. Nii ja Kristiina Ojuland alustas ka üks hetk oma enda televisiooniga. See on pigem lihtsalt Facebooki videod ja ta pani selle nimeks OKTV. Vaatame. Hei, täna avatakse siis lõpuks ometi see uus telekanal siin videos. Ma olen seda aastat mõelnud avada OKTV. Võib-olla äkki juba lapsest saati? Et ma saaksin otse rääkida inimestega ja kuulata, mida teie arvate. Aga täna. Niisugust asja ei ole kunagi olnud varem Eestis. Ma istun keset merd, kivi peal. Ma teile näitan. Vesi on soe ja päike särab täiega. Õhtu kell on juba 6 läbi. No vähemalt on selle TV presentori voice down to the T. Õhtu kell on juba 6 läbi. Vesi on soe, kliimamuutused võite öelda ja muidugi, aga põhiline rannahooaeg on lähenemas. Selle teatud aastaaja kohta on ilm mega soe. Seda tuleb korra meelde. Globaalne soojenemine. Ja, aga keda see sitt fucking huvitab, sest et rannahooaeg on lähenemas. Otsustasin ma osaleda ka bikini fitnessi võistluses. Väga paljud Eesti naised saavad sellest ju tuge. Kindlasti, Kristiina, sa oled paljudele Eesti naistele, kaasa arvatud mulle, väga suureks inspiratsiooniks. Sa ikkagi võiksid teha ise oma otsuseid. Teha nii, nagu sa elus õigeks pead. Ja veel muidugi üks legendaarne OKTV episood oli, kui Kristiina rebis oma naabri särgi sisse augu. Õhtu tundub olevat väga rahulik, just nagu oleks rahu saabunud maa peale. Aga just alles äsja, umbes 5 minutit tagasi. Ma tapsin enda naabri ära. Umbes 5 minutit tagasi tuli mulle lihtsalt naabrimees kallale. Otsustas mu kätt väänata. Füüsiliselt see oli jumala naljakas tõesti. Ta on reaalselt psycho. Peksin selle värde omaks. See oli jumala naljakas tõesti. No ega muidugi ma ei ole ju lihtsalt niisama tüdruk. Ma lihtsalt tõmbasin tal T-särgile natukese väikse augu sisse. Tüli tekkis sellepärast, et minu väikesed 2 koera ründasid nende lapsukest, kes sõitis jalgrattaga ja kes ei oska maal elada. Oh, she definitely spilled. Kristiina peo intervjuu oli amazing, aga sellest võib-olla isegi veel parem on järgnev klipp. Laulu saatel lõbutses ka rahandusminister Martin Helme. Eestis on vaja toetada sisetarbimist. Kui me mõtleme selle peale, mis aitab meie sisemajandust, mis aitab meie SKP kasvu, mis aitab meie tööhõivet, inimeste palga kasvu. Suur osa sellest on ikkagi ju sisetarbimine. See, et Eesti inimesed käivad joomas spaas, hotellis. Okay. Get that son of a bitch right now out. He's fired. He's fired! Kuidas jagunevad kohad juhatuses? No kindlasti valitakse esimees ja 2 aseesimeest ja esimeheks valitakse enim hääli saanud kandidaat ja aseesimesteks need 2, kes saavad esitatud kandidaatidest kõige rohkem hääli. Milliste erakondade vahel need jagatakse? Seda näitavad juba valimised, et tegelikult on võimalus kandidaate üles seada kõigil Riigikogu liikmetel. Ja, aga kas te selles osas kokkuleppele jõudsite? Ei, me ei ole seda teemat tegelikult veel ka nii-öelda ei erakondade põhiselt ega ka kandidaatide mõttes arutanud. Aga te peate ju kokku leppima, millal te teete seda? Mina 14-aastasena sõbranna juurest õhtul koju tulemas. Ja Vert, kuidas sul koolis läks? Ei, me ei ole seda teemat tegelikult veel ka mõttes arutanud. Ja kuidas me saaksime unustada meie rahandusministri võrratud inglise keele oskust? It is important to avoid another crisis. We also wish to make the taxing more transparent. This is what the citizens expect from us. As a former Olympic sailor, I really looking forward to calm. Really nice.
Siis on meil veel ka video Kaja Kallasest, kes õpetab meile, kuidas mõjuvalt N-sõna kasutada. Mitte niga nagu on räpi sõnades, vaid nigger. Et see R annab selle viimase nagu punkti sinna sõnale, nagu kirstordil, nagu nigger. Iga päevaga targemaks ja muidugi, kuidas me saame unustada legendaarset Eesti poliitika miimi. Ei ole probleemi, ma ei kommentaari. Mingi hetk see oli igal pool ja kõik tegid seda välja, see oli nagu mingi main inside joke. Ei kommentaari. Lähme ja saame tuttavaks, kes meid Tallinna linnavolikogus esindama hakkavad. Kui aktuaalses kaameras nad on lihtsalt nagu mingi Keskerakond on perses. Aga reporter, täna me vaatame, mis värk on. Milliseid probleeme teie lahendama hakkate siin oma linnaosa heaks? Ei ole probleemi. Ma ei kommentaari. Aga millist linnaosa teie esindate? Ma ei kommentaari. Aga miks mitte, et tulite ju linnavolikogu liikmeks? Ei. Ja kogu reportaaž. Ta läks, ta tegi, ta sai. Ja kõige viimaseks asjaks on legit mu üks lemmikumaid asju, mis on juhtunud kaamerate all. Helmed tahtsid pikka aega võtta MTÜ-delt näiteks nagu Inimõiguste Keskus ja LGBT ühing rahastus ära. Ja üks päev see päev oli käes, kus Martin Helme võttiski neilt rahastus ära ja meie sotsiaalministrile Tanel Kiigele see väga ei meeldinud. Ja järgnev klipp on pressikonverents, kus nad põhimõtteliselt ühe laua taga vaidlevad ja kaklevad. Valitsuse pressikonverentsi laua taga valisid rahandusminister Martin Helme ja sotsiaalminister Tanel Kiik istekohad üksteisest võimalikult kaugele. Mõlemad pooled raiuvad, et teine pool käitub hetkel õigusvastaselt. Helme lõi letti lausa vangla karistuse võimalikkuse. Eestis on olemas lausa karistusseadustikus paragrahv 210, mis räägib soodustuskelmusest, kus on esitatud valeandmeid või eksitatud siis projekti eesmärgiga, et saada raha, mille eest on muide võimalik 5 aastat vangakaristust saada, nii et siin on nagu suurem probleemide pundar. Ja võib-olla on need MTÜ-d heauskselt tegutsenud, aga sellisel juhul on rahaandjad eksinud väga selgelt. Ja siin tuleb asi selgeks saada. See reporteri edit on lihtsalt nagu mingi RuPaul's Drag Race edit. Ei midagi ei juhtu. Tanel on üks väga tore mees. Ma vaatan selline tulevärk täna, et võimas otse pildid meedias sellist pressikonverentsi kaua olen oodanud, suured pealkirjad. Ja ongi kõik. Koroonaviirus, koroona.